Sõbrad, me läbime praegu ajaloolist perioodi, kus selline nii-öelda multidimensionaalne lähenemine, tõlgitsemine, hoiakute võtmine, seisukohtade võtmine on saanud normiks. Need varieeruvad omavahel. Polarisatsioon kui selline, mis on vaimset laadi muideks, see on vaimset laadi ilming, polarisatsioon, on saanud ääretult ohtliku mõõtme ja iga päevaga see üha võimendub ja võimendub ja võimendub. Sina, kes sa võtad vaevaks ja kuulad mu mõtteid, ehk siis kas samastud nendega või vastandud. Sest ma usun, et ei ole inimest, kes viitsiks kuulata mu suhteliselt keerulisi mõtte hüperpoole ja neid enda jaoks lahti mõelda, et nad üldse viitsivad kuulata. Mind kuulavad eelkõige inimesed, kes on teispool selle elujõe kallast või need, kes on kindlalt siin poolel kaldal, kus minagi olen koos oma naisega ja koos arvatud ka oma kassiga ja koeraga, õigupoolest 2 kassiga. Tema nimi on Ivan, tema sündis jaanipäeval ja sai endale nimeks Ivan. Ja tema on nüüd 1-aastane. Ja ta on meile väga armas. Ja tema nimi on Ivan, mitte Eesti versioonis Jaan. See on omamoodi reverants kõigile Ivanidele. Ka ühele minu noorele sõbrale, torele andekale, Eesti noorele mehele, üliandekale muusikule, Ivanile. Mida ma tahan öelda? Iga pöördumisega ma tahan midagi öelda. Aga seekord ma lähen päris teravaks. Ja ma lähen teravaks selles teemas. Mitte, et see oleks nüüd suunatud sinule ja sinu poole ühemõtteliselt, vaid võttes tervikut ja jäädes ainult Eesti nüüdis ajaloo sündmuste raamidesse, ainult nendesse sündmustesse, mille osaliseks me oleme saanud viimase 35, ma juhin tähelepanu, 35 aasta, mitte 31, 35 aasta jooksul. Ja ma küsin sinu käest, ükskõik, kas sa oled mu poolt või sa oled mu vastu. Kas Eesti Vabariik ja Eesti NSV nendel viimastel aastatel, alates 85. aastast tegelikult, kui Nõukogude Liidus toimub väga võimas pööre, hakkab uus ajastu, kelle etteotsa Jumal arvab heaks paigutada selle karismaatilise mehe, kes lahkus äsja siit poolsusest, ma pean silmas Mihhail Gorbatšovi, minu reverants talle. Ma langetan pea selle mehe tegevuse ees. Ma ei vaata detailidesse. Läheme nüüd metafoori teed. Sul on vaja koristada ära oma garaaž. Või mingitel asjaoludel ei ole sa ammu leidnud, oled sa perenaine, oled sa peremees. Mingitel asjaoludel sa ei ole ammu koristanud oma elamist. Ja selles metafooris see ei ole ühetaoline korter, vaid sul on maja. Mingitel asjaoludel
ei ole sa seda koristanud juba nädalate, võib-olla isegi kuude viisi. Sul ei ole lihtsalt mahti olnud, sa oled seotud mingite muude asjadega ja kõik on käest ära. Või on garaaž, mis on juba kuid, võib-olla aastaid. Mulle mõistetava metafoor. Meestel on ikka oma töötoad või garaažid. Ja see on nii käest ära, see on nii sassis. Minul on selleks ateljee, mis mõnikord läheb väga käest ära. Kui ma palju töötan, siis seal tekib totaalne segadus. Ja kui nüüd seda koristama hakates ja kui oled õiges vaimus, siis tuleb väga palju asju muuta. Väga palju asju tuleb ära visata. Mida sa muidu ei ole ära visanud, sellepärast et ikka peas on see valitsev mõte, aga järsku seda on veel vaja. Aga siis, kui on see otsustav hetk käes ja tuleb koristama hakata, siis võib koguneda uskumatu kogus kraami, mida sa ennem ei oleks ära visanud, aga nüüd selle koristamise tuules sa loobud nendest. Ja suured prügikotid saavad täis kraami, mis rändavad, nagu mina ütlen, pensionile lähevad. Täpselt sama võrdum sobib ükskõik millistele ilmingutele siin elus. Eeskätt nendele suurtele globaalsetele manöövritele, reformidele, mis muudab suurte rahvaste ja väiksemate rahvaste elu ja saatust, elukorraldust ja saatust. Nendel hetkedel ja sealt edasi siiapoole vaadata. See on ajaloo lõime vaatlus. Sündmused 85. aastast kuni tänase päevani tõi väga palju muutusi. Väga palju hävis, väga palju eluilminguid ja kõik võimalikku harjumuspärast tuli kõrvale heita. Ja nii on see protsess kestnud. See tuleb isegi 37 aastat juba. Ja kõigi nende sündmuste raames asub jõusse selline rahva filosoofia pärl, kus metsa raiutakse, seal laaste lendab. Sündmused, mis on nüüd aset leidnud. Nüüd ma vähendasin seda lineaari ja võtan lineaari sajandivahetusest ehk milleeniumist tänase päevani. See on 22 aastat. Ja kui me ausalt endasse vaatame, me oleme ju kõik informeeritud inimesed. Me elame infoajastul. Midagi ei ole varjul. Ei ole enam selliseid asju, kus kohas avastatakse ühtäkki, nii nagu oli selle sama Gorbatšovi reformide alguses. Mäletad ju seda selline võimas projekt, programm nagu Glasnost. See on avalikustamine. Me elame ju praegu ajastul, kus kas ei ole seda enam selleks vaja. Sellel sajandil ei ole ju karjuvat vajadust Glasnosti jaoks. No küll tuleb ka Glasnost. Ta tuleb siiski. Aga ei ole nii karjuvat vajadust, kuna sündmuste ahelad, millest me kõik läbi läheme, on siiski enam jaolt avalikud. Selle 22 aasta jooksul küsin ma sinult, kas on sul üks sündmus, üks ilming, üks tegu meie naaberrahva poolt, mille me võime välja joonistada, öelda, nad taotluslikult kahjustasid Eesti heaolu ja julgeolekut. Tõmbame nüüd selle ringi natukene koomale. Sest aus vastus on, et Vene Föderatsioon ei ole vähimalgi kujul ohustanud, kahjustanud meie tillukest Eesti Vabariiki. Mitte ühegi otsusega, mitte ühegi suundumusega. Tõmbame nüüd seda ringi koomale. Kas sina või teadaolevalt keegi sinu lähedane on pidanud kannatama konkreetselt mingi teo, otsuse
tulemine Vene kohaliku elanikkonna või üksikisikuna mingisuguse teo tulemine. Ma ei pea silmas muidugi kriminaalseid sündmusi. Saa sellest aru, see ei puutu asjasse. Vaid Vene kogukonna poolt suunatuna. Ma näen su mõtteid. Sul tuli pronksöö meelde. Selle peale on üles ehitatud selline barrikaad, mentaalne barrikaad, kust kohast siit saadik taotakse trummi. Taovad jõud, kellele see on kasulik. See on kasulik neile jõududele, kes tahavad Eesti Vabariiki hävitada. Kas sa leiad, et pärast 2007. aasta pronksööd, millest me ka nüüd üle libisesime, on veel mingi sündmus, mida saaks esitada kui tülinorimisena, lahkmeele tekitamisena, vihkamise, alandamise, mille iganes, mis lähtuks Venemaa poolt, kanduks üle kohalikule vene kogukonnale ja meie eestikeelne kogukond on pidanud selle all kannatama. See on nüüdisaeg. See on elu, milles me elame. Ma olen need asjad läbi mõelnud. Peensusteni. Jumala altaril seal juures. Et asi oleks selge. Ja ma ei ole leidnud absoluutselt mitte midagi. See meie Eesti riigis elav kogukond on erakordselt alandlik, erakordselt leplik. Ja nagu on ilmnenud viimase 20 aasta jooksul, on nad ääretult korrektsed. Nad on väga töökad inimesed. On kadunud selline kiht, kellega me olime tõesti 90-ndatel aastatel silmitsi. No need olid tõesti need vene vankad, ikka tõeliselt, juurteta, madala IQ-ga inimgrupid, neid jagus piisavalt palju. Kus nad nüüd on? Neid ei ole enam. Isegi statistika meie kriminogeense seltskonna üle. Seda muide väga ei populariseerita enam. Eestikeelsed retsitiivsed kurjategijad on ammu ülekaalus venekeelsetest. Seda infot vähe edastatakse. Ega see ei ole oluline. Üks on selge, et kõik see tegevus, mis praegu võtab aina ohtlikumaid vorme, eskaleerub iga päevaga. Siia Hispaaniasse meieni on jõudnud sõnum, mis oli lihtsalt jahmatav. Ja sa oled ju kursis sellega, kuidas Eesti kõige suuremas raudteejaamas, kus suur osa ronge suundub tõesti Ida-Virumaa poole, on likvideeritud rongi graafiku teavitamine vene keeles. On jäänud ainult eesti keel ja kohe jõustatakse inglise keel, et seda väidetavalt siis ei olnud. Vene keel on maha võetud. Sellistest iseenesest väikestest, aga üliolulistest torgetest, ahistustest, mõnitamistest koosnebki see mentaalne rinne, kelle eesmärgiks on äraspidiselt ainult üks, viia lõpptulemusena kõik
need ülemaailmsed, üle-euroopalised sündmused sellele tasemele, et Eesti oleks valmis kodusõjaks. Ja see on peamine eesmärk. Ja jahmatusega võime me kõik kogeda, milline mass, kui üldse eestlaskonda saab nimetada massiks, aga võtame siis tinglikult, milline hulk inimesi, nagu lambakari, nagu idioodistunud ja väga kurjade lammaste. See ei ole päris õige metafoor, lambad ei ole kurjad. Mingisugune täiesti ebamäärane seltskond jookseb sellega kaasa. Sa näed neid inimesi enda ümber, kõikjal. See ongi see kõige ohtlikum. See on kõige suurem oht Eesti julgeolekule. Nende inimeste näol. Ma ei ole viimase kuu aja jooksul andnud hinnangut absoluutselt mitte ühegi sõna ulatuses, ühegi Eesti poliitilise jõu, tegevuse ja suundumuse üleselt. Mitte ühegi. Sest minu jaoks neid enam ei eksisteeri. Kõik ring on sulgunud, kõik see seltskond on kollaborantidest koosnev punt. Ma olen ikka toonud erandiks kahte EKRE liiget, aga ma ei hakka neid siia sisse pikkima. Sa tead väga hästi, kellele ma viitan. Minu jaoks ei ole nendel inimestel kaalu Eesti riigi saatuse osas, kui siis ainult hävingu suunas, mitte arengu suunas. Aga ma siiski räägin. Ja see, mida ma esile tõin, oligi selle tänase mõtte tuum. Põhjust teha sisekaemus. Mida õigupoolest meie kaasmaalased, vene emakeelsed inimesed, keda mina hüüan estljantsõ, on meile halba teinud, et nendega niimoodi ümber käia, neisse niimoodi suhtuda avalikus ruumis. Ära unusta, sõber, seda, et ma olen uuesti sündinud kristlane. Ma ei ole alati seda olnud, aga nüüd pealt üle poole elu olen ma kõndinud selles. Ma olen muudetud mees. Ja ma olen sõna otseses mõttes mees, kes on läbinud Sauluse, Pauluse fenomeni. Ma olen kunagi olnud keegi teine, aga ma ei ole täna enam seda. Ja sellepärast ma räägingi neid asju lahti endast lähtuvalt, et avada sinu silmi nendes küsimustes, mis on tegelikult Eesti rahva saatust oluliselt määravad aspektid. Ja mõtleme nendele asjade peale koos. Head päeva sulle.